Ma näitan teile siis, kuidas mina sõnade töödeks või sõnade tööd koostan. Ja kunagi väga ammu toimus Jõhvis mingi näitus, see oli kas õppematerjalide näitus või midagi sellist ja mina esitasin sinna sellise töö nagu erinevaid võimalusi sõnade tööde läbiviimiseks. Ehk siis nagu mõtlesin välja kõikvõimalikud variandid, et milline üks sõnade töö võiks olla või mismoodi võiks sõnu küsida, et kas inglise keelest eesti keelest inglise keelde, et erinevaid variante siis, et ei oleks kogu aeg üksluine, et mina ütlen kass ja õpilased kirjutavad cat, et, et oleks selline mitmekesine ja natuke teistsugune siis. Ja mis ma nüüd siis tegin, oli see, et ma näiteks võtan 3. klassi õpiku, et tagant võtan selle sõnastiku osa sealt lahti, et tavaliselt 3. klassis on, ma jagan sõnad 3 või 4 ossa niimoodi, et igaks korraks jääb õppida umbes 10 sõna ja enamasti on ühes sõnatöös mu 7 sõna, mida ma olen küsinud. Ja mida ma siis tegin? Võtsin siis näiteks 3. klassi õpiku lahti, tagant unit 1 sõnad ette ja siis hakkasin siit nende järgi minema. Näiteks, et unit 1 esimesed 10 sõna, siis tegin sellise ussikuse, panin siia need sõnad, need tähed. Nii, teine variant, aga need ma muutsin loomulikult ingliskeelseks, et need tööjuhised on inglise keeles. Nii, siis võtsin järgmised 10 sõna, asendasin lihtsalt, kuna see ei ole PDF fail, et see on Wordi dokument, siis siia samma kohe saingi kirjutada. Nii et siis ma muutsin siit sõnad ära, võtsin järgmised 10 sõna. Nii, kui andis, vahel ei sobinud, siis ma lükkasin selle variandi edasi, et näiteks kui seal olid loomateema näiteks, ma sain siia kassi, koera ja need pildid panna. Nii, siis võtsin järgmise. Siin ma kasutasin internetis Puzzle Maker leht on, kus saab ristsõnu koostada. Nii, ja nüüd sai näiteks unit 1 sõnad läbi. Nüüd tulevad unit 2 sõnad ja niimoodi ma läksin järjest nende peatüki sõnadega siis nii kaua, kui ma jõudsin lõppu. Et siin on siis kõik, igasuguseid variante on siin. Ja tegelikult, kas see oli ikka 5. klass, millega ma jõudsin ainult ühe ringi peale või siis üks ring ja natukene peale, nii et ei tohiks nagu üksluine olla õpilaste jaoks see nüüd. Nii, ja siis, kui ring sai peale, ütlen, et ma olen nüüd 7. uniti juures, 7. peatüki juures, siis hakkasin siit järjest jälle minema, et ma praegu ei taha näidata neid valmis tehtud sõnade töid siin internetis. Et ma näitan kohe siis, kuidas nad välja näevad ja mis ma nendega edasi tegin. Ja selleks, et oleks lihtsam printida, siis ma panin 2 ühesugust kõrvuti. Ehk siis kahe õpilase sõnatööd on ühel lehel. Ja siis ma, ja siis ma printisin niimoodi välja, et siis jagasin õpilaste arvu 2-ga. Et kõikidele õpilastele printisin kõik tööd välja. Siis ma lõikasin nad välja ja panin klambriga kinni ja panin kõik siia, ma arvan, et see registraator ikkagi, panin siia sisse nad kõik. Siin on äkki 13 taskut või midagi sellist, aga peatükke on 20, ehk siis mõnes taskus on siis 2 peatüki sõnade tööd. Kui on huvi, siis ma võin seda dokumenti teiega jagada, selle põhja, et siis saate kohe seal muudatusi teha ja oma sõnad sisestada. Et andke kommentaarides märku, siis ma saadan teile selle faili.